No nii, hello! Piret Paieperi taas kord Costa Ricast siit teie ees. Täna ma olen jälle siin Lydia ja Johnny juures, kus mul on Phoebe ja 2 kassi, kas te mäletate seda, kus mul on, seal on bassein, aga ma pean olema viludas, ma ei kannata olla päikese käes, nii et ma kahjuks teile basseini ei näita, aga näete seda ilusat džunglit siin minu selja taga. Ja ma ei saanud ka oma mikrofoni ühendada, sest ma unustasin tripodi maha, nii et ma ei saa mikrofoni ühendada, muidu ma ei saa telefoni püsti panna, igast jamad. Igastahes, küsi oma number 1-st, issand jälle unustasin ära, 64-ni, 1-64-ni ja mina võtan siin meile kõigile esimese. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha Mahatma Gandilt. Loodetavasti on mind kuulda, ma tegin ka helitesti enne, et väga palju ritsikaid on siin ümber, ma tean, aga jah, ikka peaks olema kuulda loodetavasti. Nii, tänane teema on, nagu pealkiri ütleb, koledusega kohal. Ehk siis ma olen, kuna mul ei olnud aega ette valmistada ja mul oli tegelikult see juba nagu, ma tahtsin seda teha juba mõnda aega, seda videot. Et me kunagi ammu me tegime ühe sellise nagu näole armastuse andmise ja siis sellega saab nagu, seda saab teha kogu kehale. Aga täna me teeme otseselt, võtame ette mingisuguse koleda koha oma kehas ja lihtsalt olema sellega kohal. Ja nii lihtne see ongi. Ja kuidas ma selle avastasin, no tšau, esimene vaataja on plats, siis küsi oma number, tule ütle tere, küsi oma number 1-64-ni, ma ütlen ühe numbri sulle. Ja kui sa pärast tagantjärgi vaatad, siis ma saadan sulle sõnumi. Ehk siis mina ise avastasin selle niimoodi, kui ma elasin alles Eestis. 2012, jah, 13 ma muuvisin ära Eestist, kolisin välja, et ma hakkasin lihtsalt vaatama ennast peeglist ja vaata, kui me tantsime ja siis me vaatame ennast peeglist ja siis tavaliselt on niimoodi, et kui ma näen ennast koledana, siis ma pööran pilgu ära või nagu tunnen ennast halvasti, eks ole. Ja siis, aga mina hakkasin nagu olema kohal sellega. Ma lihtsalt lubasin endal vaadata seda koledat, sest esialgu see kole tundus ikkagi kole, eks ole. Ja ma lihtsalt lubasin endal olla kohal ja ilma hinnanguid andmata. Lihtsalt vaatlesin. Nagu Jiddu Krishnamurti ütleb, et vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgeim vorm. Nii et seda me täna praktiseerimegi. Ja siis, kui ma hakkasin nagu seda tegema, ma hakkasin olema kohal sellega, lihtsalt vaatama ennast peeglist seda koledat, siis ma panin tähele, et mõne aja pärast see kole ei olnud enam kole. Nagu tõesti. Nagu ma transformeerisin selle ära. Ja siis ta ei olnudki enam kole. Ja mul on tunne, et tuleb hakata seda uuesti tegema, sest mul on palju koledaid kohti jälle hakanud tulema. Ja mõtlesin, ma teen seda endaga ja jagan teistega ka. Nii et kui sa oled siin ja sind huvitab selline asi, ehk siis miks ei peaks huvitama, sest see on ju seotud enesearmastusega. Ja enesearmastus on ju see kõik, see olulisem asi. Siis varu, võta omale näiteks peegel või võid ka mingit kehaosa, mida sa näed siit, näiteks kui sul on oma käsi või jalg või tavaliselt meil naistel on see puusa piirkond või kõhu piirkond. Et kui sa ei näe otseselt seda, nagu lihtsalt niimoodi, siis võta peegel endale ligi. Ja hakkame olema kohal. Võta omale pudel vett ka kõrvale. Hea on, kui on klaasist pudel. Koos igasuguste ilusate väekate ütlemistega. Nii. Nii, ja nüüd hakkamegi pihta. Mis ma siin ikka pikalt? Hakkame lihtsalt pihta. Et nüüd vaata mingit koledat asja, kas siis oma näos või kuskil oma kehas. Mingit kehaosa. Ja lihtsalt oleme sellega kohal. Lihtsalt, kui sa tunned mingit hinnangut üles tulemas, siis vaatle seda hinnangut
ilma sellele hinnangule hinnangut andmata. See on ka üks asi, mida me saame praktiseerida nüüd, sest meie nagu ärme oma mõistus, kes tahab, on ju neid hinnanguid anda, et me proovime mitte midagi alla suruda, ehk siis me ei suru mitte midagi alla, me ei tee midagi valeks, eks ole, me ei tee midagi valeks, me ei suru midagi alla, me ei proovi midagi muuta, me oleme kohal. Me oleme kohal kõigega, mis üles tuleb. Ehk siis vaata nüüd mingit kehaosa, mis on kole. On, mida sa oled pidanud koledaks siiamaani. Või näiteks praegu. Võib-olla enne ei ole, aga nüüd oled. Ja kõik hinnangud, mis üles tulevad, oleme nende hinnangutega kohal. Ehk siis kui tuleb niisugune tunne, niisugune vastikuse tunne või nagu kui sa vaatad seda, ära pööra pilku kõrvale, jätka selle vaatamist. Vaata seda hinnangut ja isegi tunneta seda, kus see hinnang sinu kehas on. Et kus kohas ta sinu kehas asub. Mis piirkonnas see hinnang. Aga jätka selle koha vaatamist, ära pööra pilku kõrvale. Ja lihtsalt vaatleme neid hinnangu, vaatleme, kus kohast need hinnangud tulevad. Millega nad on seotud. Vaatleme isegi seda, et kui näiteks tuleb mingisugune, kui sa tunnetad, et see on kuskil hoopis teises keha osas kui see, mis sellele hinnangut annab, eks ole. See arvustaja, see, kes hinnangut annab. Vaatame seda, kes hinnangut annab. Eks ole, see on see, meis on erinevad osad. Nüüd vaatame seda osa endas, kes annab hinnangut. Kuidas ta ennast tunneb? Nagu vaatame teda ka ilma talle hinnangut andmata, ehk siis me ei mõista teda hukka, seda hinnangu andjat, vaid me vaatleme seda hinnangu andjat ja püüame teda mõista. Anname endast kõik selle, et mõista, olla täielikult mõistmises ja kohal. Lihtsalt oleme kohal, vaatleme, lubame kõigel väljenduda, lubame sellel hinnangu andjal ennast väljendada. Kui sa soovid, sa võid nüüd silmad kinni panna, sest nüüd sa leidsid selle hinnangu andja, et siis nagu keskendu nüüd talle, kui sul on lihtsam silmad kinni seda teha, siis mine vaata seda hinnangu andjat, mismoodi ta ennast tunneb ja võib-olla sa isegi saad aru, miks ta ennast nii tunneb. Ja vaata, milline ta on, keda ta sulle meenutab või milline ta välimus, kas ta on mingisugune, ta võib olla mingisugune keegi sinu minevikus, võib-olla konkreetne inimene, võib olla mingisugune situatsioon isegi. Nagu lihtsalt oleme selle hinnangu andjaga täielikult kohal, ilma talle hinnangut andmata, ilma püüdmata teda muuta. Vaatleme, mida ta selle all mõtleb, kuidas ta ennast tunneb. Mis on tema ülesanne? Sest tal on tavaliselt ülesanne, tavaliselt on ta kaitserollis. Mäletate, meile see oli häbiga seoses, et need osad meist, kes õpivad meid iseennast häbi tundma, need on tegelikult need, kes kaitsevad meid teiste inimeste häbistamise eest, eks ole. Nüüd see osa meis, kes näeb ise ennast koledana, ta kaitseb meid kellegi millegi eest, eks ole. Nii et me püüame teda täielikult mõista, vaatame tema sisse, selle osa sisse endas, kes annab hinnanguid. Nagu täielikult tunnetame seda, mida ta tunneb ja kuidas ta seda tunneb ja laseme tal ennast väljendada. Lubame tal ennast väljendada. Oleme temaga turvaline ruum talle, sellele osale endas. Las ta räägib kõik endast välja.
Ja kui praegu minu rääkimine sind segab, siis sa võid seda hiljem nagu uuesti teha, et praegu ma annan nagu lihtsalt nagu, et kui sul on mingeid nagu juhendeid, et võib-olla see aitab, kui ei aita, siis võid lihtsalt välja lülitada mind ja ise teha seda. Aga see ongi põhiprotsess, ongi see, et me oleme kohal ja kõik, mis temast väljendub, sellest osast. Me kuulame seda, me oleme sellega kohal, me mõistame seda. Sest me mõistame tegelikult kõike, mis meie sees toimub, sest see on osa meist. See võib olla nii alla surutud, et me ei tunne seda alguses ära. Aga see on osa meist. Ta on meie kaitsja, ta kaitseb meid mingi asja eest. Lihtsalt oleme kohal sellega. Kuulame teda, oleme kohal temaga, selle hinnangu andjaga, kes ütleb, et see koht on kole. Miks ta näeb seda koledana? Kas tal on mingisugune võrdlus millegagi? Kas ta võrdleb seda millegagi? Või on tal, või kardab ta mingisugust hukkamõistu? Tavaliselt see võib olla see, et ta kardab hukkamõistu, ehk siis ta ei taha, et meid häbistatakse, eks ole, siis ta ise häbistab meid. Hoiame turvalist ruumi hinnangu andja jaoks. Ja kui sa tunned, et on kõik ära väljendanud, siis vaata, kes on selle hinnangu andja vastas, keda ta kaitseb, millist osa endas meis ta kaitseb. Mine vaata seda osa nüüd. See on tavaliselt see haavatav osa meis. Mine nüüd ole temaga kohal ja lase tema väljendab ennast täielikult sulle. Mis on tema soov, mis on tema lugu? Lihtsalt istu temaga kohal. Selle poolega, keda see meie hinnangu andja kaitseb. Kui sa ei tea, kes see on, küsi. Kes on selle osa vastand osa? Seal võib olla isegi rohkem need osid, mäletate, seal võib olla rohkem osi. Ja vaatame, mis on tema soovid. Ja ei proovi jälle samamoodi, me ei anna talle hinnanguid, me ei proovi teha tema soove valedeks või alla suruda või muuta. Me lubame, me oleme täielikult lubamises siin praegu, selles ruumis, siin kõigega, mis üles tuleb. Isegi kui tulevad mingid muud mõtted üles, see on nii jabur, ole sellega kohal. Need osad, mis ütlevad, et sa ei pea selliseid asju tegema, see on nii tobe. See Piret, sa ei tea mitte midagi. Kõik need osad, ole nende kõikide mõtetega lihtsalt kohal. Kuidas on olla täielikult lubamises kõikide mõtetega? Kõikide tunnetega, sensatsioonidega. Ja võivad olla sensatsioonid, millele sa ei oska ise tähendust panna. Ole nende sensatsioonidega kohal siin. Ja vaata ennast selles turvalises ruumis siin, koos kõikide nende osadega endas. Ja kui sa ei tunne ennast turvaliselt, sa võid siia kutsuda kellegi, kes paneb sind tundma turvaliselt, näiteks kas inglid, meisterõpetajad, võib olla ka mõni inimene või paik siit sellest reaalsusest. Kui sa seda ise teed üksinda omaette, sa võid ka teha seda koos muusikaga, kui sulle sobib. Katsu nii, et see on ilma sõnadeta muusika, et see mitte midagi ei suuna. Et ainult sina kuulad, oled kohal,
mõistad kõike, mis üles tuleb. Ja nüüd, kui sa oled valmis, siis vaata seda koledat kohta jälle, koledat kohta. Tee silmad lahti ja vaata seda koledat kohta taas kord. Ja kui ta on ikka veel kole, siis ole ikka veel kohal. Nii kaua oledki kohal, kui vaja on. Ja kus sa tead, et enam vaja ei ole? Kui enam midagi üles ei tule. Kui ongi juba täielik õndsus. Sest kõik, mis üles tuleb, kõik vajab sinu kohalolu, sinu armastavat kohalolu. Mõtle selle peale, sina saad olla armastav kohalolu kõikidele osadele endas. Ja sa valid seda teha praegu. Igasugune pinge sinu kehas, mina panin praegu tähele, mul oli õlgades pinge. Igasugune pinge, pane tähele, ole kohal. Lõdvestu sellesse protsessi. Luba endal selles protsessis olla. Kõik on õige, absoluutselt kõik on õige. Hinga. Ja kui sa ei taha sügavalt hingata, ära hinga sügavalt. Peaasi, et sinule sobib. Mitte midagi ei sunni, eks ole. Lubame. Lubame kõigel, mis tahab ennast väljendada ja samal ajal oleme selle koledaga kohal. Kui ta enam ongi kole. Kui ta on veel kole, siis ta on veel kole. Oleme kohal selle koledaga ilma teda koledaks nimetamata. Kõik, mis üles tuleb, on õige. Kõigega oleme kohal, kõikide emotsioonidega oleme kohal, kõikide sensatsioonidega oleme kohal. Ja kui sa tunned, et sa ei saa seda protsessi üksi teha, siis sa võid paluda kellelgi ennast endaga selles koos olla. Keegi, keda sa usaldad. Lihtsalt istume kohal, oleme kohal. Kõik on õige. Hingame, lõdvestume, lubame. Kui enam mitte midagi üles ei tule, kui sa tunned täielikku õndsust, võib-olla sa oled nagu laps universumis, nagu kosmoses, nagu mina tavaliselt näen, ma nagu beebi kosmoses hõljun. Aga see on täiesti sinu oma aeg, sina võtad oma aja ja see on sinu tulemus, mis sealt tuleb. Või kui ei tule, siis see ei tähenda, et see on maha raisatud aeg, sest iga kord, kui me oleme kohal, ükskõik millega, mida rohkem oleme kohal iseendaga, mingi osaga endas. See on alati panustav. Ja me ei pruugi sellest aru saada, me ei pruugi seda näha, me ei pruugi seda mõista. Aga meie keha mõistab. Need osad meis mõistavad. Peaasi ongi olla lubamises ja lihtsalt olla. Aitäh. Tunneta, kuidas need kohad, kellega me kohal oleme,
on tänulikud. Need osad, need kohad meis, need sensatsioonid, need emotsioonid, nad on kõik meile tänulikud. Ja me lihtsalt lubame kõigel olla. Me oleme lubamise ruum. Me oleme siin selles lubamise ruumis koos kõikide osadega endas, kõikide emotsioonidega, kõikide sensatsioonidega, kõikide mõtetega, kõikidega. Aitäh seda mõttest. Ja nüüd, ja kui sa tunned, et sa vajad rohkem aega, siis nüüd sa tead, mida teha, lihtsalt jää sellesse olemisse, lubamise olemisse, armastava kohalolu olemisse. Ja iga kord, kui sa näed mingit osa endast taaskord koledana, siis võta mõnikord aeg, istu maha ja hakka seda koledat vaatama. Ole selle koledaga kohal. Ole sellele koledale ja sellele hinnangu andjale armastav kohalolu. Vot nii. Minu poolt tänaseks kõik, oligi natukene lühem kui tavaliselt. Ilusat päeva jätku, õhtu jätku teile ja järgmisel korral näeme. Aitäh, et tulid.